Tuleme tagasi Eestisse ja Liina Jänes Kultuuriministeeriumist räägib rahadest, et milliseid toetusi on vanalinnade elavdamiseks. Palun. Tere kuulajad siin ja sealpool ekraani ja kui Oslo meid veel kuuleb, siis greetings to Oslo also. Noel, Åse and Vignir, it was nice to see you also only through the screen. But I choose to stay optimistic that we will meet in person also before this program is finished. Eesti ja Norra koostöö kultuuripärandi valdkonnas on kestnud juba aastaid, varsti võib öelda aastakümneid. Me oleme restaureerinud ja arendanud mõisakoole, viinud omavahel kokku Eesti ja Norra omavalitsusi, vahetanud pärandispetsialiste ja teadmisi. Ja kui avanes võimalus, et algamas on uus toetuste periood, oli mõlema poole kindel soov seda koostööd jätkata. Ja ma räägin siis oma ettekandes, miks me valisime linnakeskuste teema, miks see on oluline nii Eesti kui Norra jaoks. Ja ettekande teises pooles tutvustan ka neid hooneid, kes toetust said ja millega nüüd töö juba käib. Nagu öeldud, see on juba õige mitmes toetuste periood, õigupoolest siis 3. Ja seekord oleme me oma programmiga regionaalvaldkonna all koos teiste ministeeriumidega ja meie osa sellest programmist kannab nime muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes ja see koosneb 2 osast taotlusvoorust ja siis Muinsuskaitseameti ja Riksantikvaareni koostööprojektist, mille raames see konverents siin ka täna toimub. Mis olid selle programmi loomise lähtekohad, et teemasid, millega kultuuripärandi valdkonnas Eestis tegeleda on väga palju. Meil on ligi 1/3 ehituspärandist halvas tehnilises seisukorras, umbes 1/4 ehituspärandist, mis on kaitse all, on kasutuseta. 11 linnalisest muinsuskaitsealast 9 on ka kahaneva elanikkonnaga. Et neid teemasid, mille vahel valida ja kuhu investeeringuid suunata, on väga palju. Ja selleks hetkeks, kui me hakkasime seda programmi koostama, umbes 2016 oli see juba, sellest on tõesti tükk aega möödas, oli selge, et see eelarve maht saab olema väiksem, kui oli viimati mõisakoolide programmil. Tekkis küsimus, kuhu seda vähest ressurssi suunata, milline on ühine huvi Norraga ja kuidas siis kivist vesi välja pigistada. Kuidas saavutada võimalikult suur mõju, kuidas ühendada muinsuskaitsega teiste valdkondadega ja saavutada laiem mõju ühiskonnas. Et avariilisi ja või tühje väärtuslikke hooneid leidub Eestis tõesti peaaegu igal pool, aga suurem on see kontsentratsioon siiski väljaspool keskuseid. Õigupoolest meil ju 2 keskust ainult ongi. Igal pool mujal elanikkond väheneb ja sama toimub ka Norras väljaspool suuremaid linnu. Eestis on mitmetes väikelinnades elanike arv 2 eelmise rahvaloenduse vahel kahanenud 15–20%, et see omakorda avaldab mõju ka kultuuripärandile. Kui ärid ja teenused kaovad, hooned jäävad tühjaks, linnad või linnakeskused on alakasutatud, siis jäävad tühjaks paratamatult ka kultuuriväärtuslikud hooned ja paraku ongi just muinsuskaitsealadel linna südametes neid tühje hooneid väga palju. Ja
nii saigi siis otsustatud, et suuname selle toetuse väikelinnade keskustesse, kus on riikliku kaitse all siis linnasüdamed, see tähendab muinsuskaitsealad, kus on probleemiks elanikkonna kahanemine, kus on suur tühjade majade hulk ja kus ei ole seni olnud spetsiaalseid toetusprogramme. Kahanemisega kaasnevatele probleemidele mõistagi lihtsaid lahendusi ei ole, et see eeldab mitmesuguseid tegevusi, aga linnaruumi kvaliteedi parandamine on üks nendest. Et nendes piirkondades on mõttekas arendada linnasüdameid, et suunata ressursid sinna, luua avalikke teenuseid seal, et tuua inimesi vanalinnadesse tagasi ja et vanalinnad oleksid elujõulisemad, ega kaotaks oma atraktiivsust äärelinna kaubanduskeskustega võrreldes. Reeglina on nendes keskustes ka väärtuslikum arhitektuur, nii et kui linnasüdame hooneid korrastada, on see kultuuripärandile selline võit-võit olukord. Linnakeskkonnas, eriti linnakeskuses korda tehtud majal on ka suurem mõju ümbritsevale, kui see oleks lihtsalt üksikul hoonel maastikus. Kui teha korda suure ruumi mõjuga hoone ja anda sellele avalik funktsioon, siis see meelitab vanalinna uusi kasutajaid ja mõjutab linnaruumi laiemalt, mõjub linnaruumi nii-öelda käivitajana. Et sellisel hoonel võib olla väga mitu rolli, et ta tihendab ja elavdab keskust, parandab linnapilti üldisemalt ja linnakeskkonda ja mõjub ka naaberhoonete korrastamisele loodetavasti turgutavalt, süstib sellist üldist optimismi. See omakorda võib avaldada mõju kinnisvara hindadele pikemas plaanis, kasvatada turismiväärtust ja tõsta inimeste kohalike elanike aktiivsust, mis omakorda võib aidata siis teha neil otsust, mitte ära kolida. Ja siis lähemalt sellest taotlusvoorust, et kuigi me kitsendasime seda teemat 9 linnale ja linnakeskuse siis muinsuskaitsealale, siis huvi kasutusele võtta tühjalt seisnud hooneid oli väga suur, et tegelikult oleks seal väga häid projekte oli palju, oleks julgelt võinud palju rohkemaid toetada. Et nendest 7 majast, mis toetust said, 3 on täiesti tühjad, ma kohe räägin nendest kõigist ka. 1 on sesoonses kasutuses, 2 on vähesel määral hooajalises kasutuses ja 1 paikneb osaliselt autoremondi töökoda või paiknes. Ja väga huvitav oli ka näha, et milliseid uusi funktsioone nendele majadele pakutakse, sest see ei pidanud mitte kuidagi siis see tegevus majas pärandiga seotud olema. Milline on kestlik kasutus väikelinna, vanalinnas? Kas leitakse ka majanduslikult tasuvaid funktsioone nendele hoonetele? Milline avalik kasutus toob vanalinna kõige rohkem inimesi? Kõik, kes taotluse esitasid, pidid prognoosima oma kasutajate arvu ja funktsioone ei olnud selles mõttes kuidagi piiratud, välistatud olid ainult siis eluruumid, nende rajamine. Nii, ja lähme siit siis nende majade juurde. Lihula mõisa Viinait on selline majesteetlik hoone, mida siia tulles ka ilmselt nägite. Lihula mõisa kompleksi osa. Ja kuigi hoone on halvas seisukorras, siis ta on tegelikult oma mahus ja ilusatest detailidest säilinud. Need paegivist poolsambad seal katuse all on ilus toolvärk ja nii edasi. Sellesse majja tuleb muinsuskaitse teabekeskus ja kogukonnale käsitöökoda. Et nii nagu 30-ndatel ka asus selles majas sepikoda, saab olema ka pärast restaureerimist. Ja kui sellest muinsuskaitse teabekeskusest rääkida, siis neid on Eestis ilmselgelt liiga vähe. Et on säästva renoveerimise infokeskusi, mis aktiivsemalt tegutsevad praegu küll
ainult Tallinnas ja Tartus, Paide omal ei ole viimasel ajal oma nii-öelda püsivat kodu olnud, aga nendest ma räägin ka kohe. Nii et tegelikult on ekstra hea meel, et see maja toetust sai ja niisugune keskus, kus inimesed, majaomanikud saavad ka oma kodule lähedal oskusteavet, kuidas oma maja korrastada, kuidas seda hooldada, et ei peaks remondini ja restaureerimiseni jõudma. Et mida lähemal see on inimestele, seda parem. Siin veel mõned pildid sellest majast. Valga linnas sai toetust puithoone, mis on üle 20 aasta tühjana seisnud, aga asub väga käidava ja nähtava koha peal otse Valga uue keskväljaku ääres. Hoone konstruktsioonid on tegelikult siiski võrdlemisi hästi säilinud ja see on siis väidetavalt Valga vist kõige vanem puitmaja, tüüpiline 18. sajandi Balti-Saksa linnakodaniku elamu, mida tegelikult Lõuna-Eestis on vähe säilinud. Ja ta oli päris õnnetus olukorras, päris häälekalt nõuti ka selle lammutamist, selle kadumist linnaruumist. Aga nüüd osaleb ta selles toetusprogrammis ja selle projekti trump on just see, et ta asub keskväljaku ääres. Et ma pean ära rääkima ka selle, et üheks meie programmi inspiratsiooni allikaks oli umbes samal ajal, kui me hakkasime selle ideega töötama, Arhitektide Liidu programm Hea avalik ruum, mis tegeleb siis keskväljakute ja peatänavatega. Ja me otsustasime, et me oma programmis ka eelistame neid hooneid, mis nende keskväljakute ääres asuvad, sest kui ressursse samasse kohta suunata, siis võis eeldada, et me saame võimendada mõlema programmi mõju sellega tegelikult. Ja Valgas kandis see mõte vilja, et kui see maja korda teha, on tal keskväljakule suur nii visuaalne kui funktsionaalses mõttes suur mõju. Valga linn, kes seda projekti veab, plaanib sinna siis teha esimesele korrusele 2 rendipinda, mida välja rentida äriruumidena ja teisele korrusele jääb kogukonna kasutusse siis koosolekute ruumid, seminarid, avalikud väljapanekud, õpitoad ja muu selline. Et seni ei ole selle uue väljaku ääres tegelikult väga palju avalikke teenuseid tekkinud, et nüüd on see lootus olemas. Ka mõned pildid veel seest. Neid 2 projekti Lihula ja Valga veavad omavalitsused. Kõik teised projektid on erataotlejate vedada. Et kõigis nendest taotlusvoorus osalenud linnadest on just Valga ja Lihula kõige rohkem elanikke kaotanud ja seal on ka kõige raskem seetõttu erainvestoreid leida. Et selles mõttes, ta mõnes mõttes paratamatu, et omavalitsus võtab selle projekti vedada, teisest küljest suurepärane näide sellest, kuidas omavalitsus on projektijuhi rollis ja panustab linnasüdamesse ja on veendunud, et see on panustamist väärt ja linnakeskus on elamist väärt. Kuressaare sadamait. Kuressaarest saavad toetust 2 projekti. Tolli tänav 4 maja ja see sadamait asuvad suhteliselt üksteise lähedal, tegelikult ka linnaehituslikult olulises kohas, Lossipargi servas ja ka peatänava vahel nii-öelda. Mõlemad on ühed linna vanimad tsiviilhoonetest ja mõlemad on ka pikalt tühjana seisnud ja siia sadamaita siis planeeritakse 2/3 ulatuses ruumid siis kontserdi- ja teatritegevuseks ja restoran, majutusruumid ja muud äripinnad. Ja teine Kuressaare maja, Tolli tänav 4, on samuti üks vanemaid hooneid Kuressaares. Põhiplaanis on seal ka välja loetav jõuka rootsiaegse linnakodaniku elamu, on ka kasutusena seisnud praegu, võib-olla väljast ei näegi nii kehv välja. Siis mõned pildid ka seest. Selle taotleja kontseptsioon erines kõigist teistest taotlejatest funktsiooni mõttes, sest see näeb ette, et pärast restaureerimist avatakse selles majas
terviseedendusega tegelev keskus, mis siis Kuressaares kui niisuguses ka hooajalises mõnes mõttes linnas pakub ka hooajavälist siis sellist puhkuse võimalust ja kliimast mitte sõltuvat puhkuse võimalust. Et kuna sellel taotlejal on tugev kogukonna tugi, on sellel projektil kõik eeldused olla edukas ja ka majanduslikult siis lõpuks tasuv. Paides Rikki kogukonnakeskuse loomine. See maja asub väikelinnale omases tihedas keskkonnas Tallinna tänava ääres käidavas nähtavas kohas ja sinna tuleb siis Paide säästva renoveerimise infokeskuse staap, kus hakatakse maja omanikele jagama infot, oskusteavet, korraldama koolitusi ja müüma ka vanamaterjali. Et see on siis niisugune näidismaja, mis peaks loodetavasti inspireerima ka teisi linnamaja omanikke oma hooneid korrastama. Nii, Võru linnas sai toetust saareaegne puitmaja, kus 30. aastateni oli võõraste maja, pärast seda politseijaoskond ja uue funktsioonina tuleb sinna kaugtöökeskus, külaliste maja, õppeköök ja kohvik. Et need funktsioonid täiendavad üksteist ja sellel projektil on samuti kõik eeldused olla tulevikus ise majandav. Huvitav oligi just näha, et milliseid majanduslikult siis ka tasuvaid funktsioone pakutakse väikelinnade vanalinnadesse. Et see toetus ju, mis on ette nähtud, aitab tasuda ainult esialgse suurema investeeringu vajaduse, mis nendes hoonetes, mis on kaua tühjana seisnud, on mõistagi suur, aga edasi tuleb ise hakkama saada. Ja selles mõttes oli ta ühest küljest restaureerimise voor, teisest küljest toetati ka siis tegevuste käivitamist nendes hoonetes ja korralik äriplaan andis mõistagi punkte juurde, kuna see aitab tagada seda, et avaliku raha eest korda tehtud maja on tulevikus ka jätkusuutlikus kasutuses. Võru majast sisevaated. Ja viimane, Haapsalu. Evald Okkase muuseum arendatakse aastaringseks kunstikeskuseks. See maja on samuti olnud seni ainult hooajalises kasutuses ja ta on üks toetuse saajatest, mis jätkab oma senises funktsioonis, aga kuna ta plaanib minna aastaringsesse kasutusse, siis sellel on kuurort linnas tegelikult sama suur mõju, kui mõnes teises linnas oleks tühjamaja kasutusele võtmisel. Siia tuleb siis püsiekspositsioon, näitusesaalid, ateljee ja kursuste ruumid ja kunstiraamatukogu. Ja seni ei ole selles majas olnud üldse muuseumi tegevuseks tegelikult nii hädavajalikku kütte- ja ventilatsioonisüsteemi, et need on esmased asjad, mis seal luuakse, need võimalused. Esimesel korrusel saavad siis olema muuseumi galerii põhisaalid vahelduvate näitustega, teisel korrusel püsiekspositsioon ja erialane raamatukogu. Ja see projekt on plaanitud valmis saada 2023. aasta kevadeks, kui meil on tegelikult ka teiste projektide lõpptähtaeg, aga sel ajal siis möödub ka 20 aastat ja üle on seal taga selle muuseumi siis esialgsest avamisest. Ja tegelikult see taotlusvoor illustreerib väga hästi seda, kuidas kaitsealuseid hooneid ja ka muid väärtuslikke ajaloolisi hooneid on vägagi võimalik kasutusele võtta uutes funktsioonides. Et see on üks niisuguseid muinsuskaitsega seotud müüte, et ajaloolisi hooneid võib kasutada nii, nagu need kunagi on ehitatud. Tegelikult on kohandatavus ju üks hea maja tunnus. Ühtegi maja ei ole ehitatud ainult üheks inimpõlveks, et neid on aja jooksul ikka muudetud ühiskondliku korra muutudes, majanduslike võimaluste muutudes. Et see sama Okkase muuseum on ka
läbi teinud transformatsioone, et tema ajalugu ulatub 19. sajandi keskpaika sellel hoonel ja illustreerib väga hästi ühe maja kasutuse muutumist läbi aja, et algselt ehitatud kõrtsihooneks muudeti 20. sajandi algul võõrastemajaks ja enne muuseumiks kohandamist oli seal laste kunstikool. Et ka meie eelmine Norra toetuste periood illustreerib hoonete muutumist läbi aja, kui me tegelesime mõisakoolidega, mis ju algupäraselt olid ehitatud elumajadeks ja mis alles 20. aastatel pärast maareformi võeti kasutusele koolimajade, hooldekodude ja muu sellisena. Nii, ja lõpetuseks veel 2015 tehti selline suur üle-euroopaline kultuuripärandi mõju-uuring, mis tõi välja pärandi mõjuvaldkonnad, et lisaks kultuurilisele mõjule on kultuuripärandil ka oluline majanduslik mõju, sotsiaalne mõju ja keskkonnamõju. Et kui me praegu oleme oma programmiga regionaalvaldkonna all nii-öelda, siis me tegelikult võiksime pärandiga olla vabalt ka keskkonnaprogrammide osa, majandusprogrammide osa, sotsiaalprogrammide osa. Kokkuvõtvalt võib öelda, et see Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetuste periood tuli väga õigel ajal. Pandeemia mõjul inimesed hakkasid uuesti avastama väikelinnade võlu, nii nagu siin ka eelmised ettekandjad on rääkinud. Ja teisalt selle palju räägitud rohepöördelainel on oluline teadvustada, et olemasolevate hoonete uus ja taaskasutamine on samuti osa ringmajandusest. Eestis seda võib-olla nii hästi veel ei aduta. See nullenergia maja ehitamise soov on niivõrd suur, aga näiteks Norras on selliseid uuringuid juba tehtud päris huvitavaid, mismoodi olemasolevate majade restaureerimine on jätkusuutlikum ja väiksema jalajäljega kui uute ehitamine, nii et siin on meil ka põhjust mõtteid vahetada. Ja lõpetuseks siis veel, et see taotlusvoor võimaldas meil tõesti praktiseerida seda muinsuskaitse viimase aja strateegilist suunda hoonetele uute kasutuste andmist, sest et teadupärast mälestis säilib kõige paremini, kui ta on kasutuses. Aitäh! Suur tänu!